inside my own world of make-believe. Kids. Hallo Freunde, willkommen zu Deutschland. Alles gut über alles. Tere sõbrad, Martin on jõudnud Saksamaale. Vunts on suur ja autod on kiired. Käisime Soome reisil ja siis enne seda mõtlesime, et aga mis me aastavahetusel teeme. Ja siis ostsime piletid Ryanairiga Saksamaale, Berliini, Michaeli juures. Ööbisime esimese öö ja nüüd me sõidame Hollandisse. Meil on täpselt 618 kilti sõita. Suures plaanis me tahame veeta hästi aastavahetust, aga lisa challenge'ina meil on vaja osta mingisugune auto. Tahame tõestada, et ka automaksu ajal on võimalik võib-olla mõni euro teenida tagasi, kui sa siin reisid ja ostad ühe auto ja viid Eestisse. Nii et muidugi kõik inimesed puhkavad ja autode ostmine ilmselt on väga keerukas, aga siiski me proovime. Michaelil on mingi oksjonipill kuskil, mul on üks BMW välja vaadatud. Lisaks on Michaelil veel üks, miks me üldse Hollandis sõidame, Michael pakub teenust autode import Euroopast autonova.ee ja me lähme ühte väga huvitavat autot vaatama. Ma arvan, et see kõditab päris paljude inimeste vuntsi. Ehk siis ma ütlen võib-olla nii palju vihjeks hetkel, et do Jay-Z! Jay-Z power! Lähme vaatame selle pilli üle. Üks inimene tahab seda osta, aga ei julge otse netist osta, vaid saadab ikkagi Eesti automehe seda üle vaatama. Ja lähme otsime selle pilli Hollandist ülesse. Mul on paas põhjas ja see pilli ei lähe rohkem vist. Auto hakkab õhku lendama, ma ei saa 2 sotiga sõita. Me oleme suvitavas rendiautos Audi A5, mingi 2024-3 sõitnud 44 000, sellega siis klient maksab kinni autosõidu või, kes tahab Suprat näha või lihtsalt võtsid meile puhkuse jaoks üks ilus auto või. Michael rentis selle auto meile, et me ei peaks ta Twingoga sõitma. Tegelikult tal on siin mingi 3-4 autot igal pool vedelevad, aga need ei ole nagu need pikamaa sõiduautod ilmselt. Ma sõitsin selle autoga just umbes pool minutit põhjagaasiga ja ikka korralik küpsis on see uus Audi. Ma sõin mingi 210 ja tuli lõpuks ja kõik aknad hakkasid vuhisema ja õhku läbi laskma ja päris ebameeldiv. Tuleb ikka vana hea Mersu osta 2002 aasta. Sellega on hea lasta autopaane peal. Miks tal udu on? Miks tal udu tuleb põlevad? Udu on ju. Näitan kas udu. Täna on meil siin mingi 5 kraadi sooja. Sama täpselt nagu Eestis, aga mingi räige udu on ka veel. Ja ma ise lootsin, et ikkagi 10 ligi, et saad pusaga peaga käia juba, aga kahjuks seda ei ole. Meil oli üldse alguses, esimene plaan oli see, et me lihtsalt lendame kuhugi, tuleme Berliini ja otsime siit odav lennu ükskõik kuhu ja lähme aastavahetus sinna pidama. Aga plaanid muutusid tänu sellele ägeda auto ostuplaanile. Ja meil reisiplaanides oli, mis me vaatasime, oli Rooma. See oli Malta, Küpros, et alla 100 euri pilet leida ja siis sealt võib-olla lendaks veel edasi, aga see challenge jääb võib-olla mõnda teise videosse, sest ma arvan, et see on ülikõva, et iga päev, üle iga päeva otsid mingi maksodava lennu ja siis vaatad, kuhu sa välja jõuad. Selleks peaks mingi eraldama mingi budgeti ja tegema challenge'i, aga seda me täna kahjuks ei tee. Pange kommentaaridesse, kas te tahate, et me teeks seda. Et every new day, new flight. No üks puhkepäev ja ringi vaatamise päev ja siis järgmine päev lendud. See oleks naljakas ja nagu mingi, näiteks maks mingi 75 euri lennupilet. Vaataks, kas kaugele nädalaga jõuab. Kas me teeme Euroopas ainult seda või? No ükskõik kuhu. Tagasi lend, vaata see viimane lend sealt kuskilt Eesti tagasi või Berliini. See on mingi 900 euri raudselt. Mingi jääd lukku kuhugi. 17 tundi kuskil, ma ei tea. Ei, me tahtsime tegelikult, et aastavahetusel leiaks mingi sooja koha. Kõige soojem koht, mis me välja mõtlesime, oligi Küpros. Sest ei viitsiks lennata mingi 8 tundi ka. Küprosele vist on siit Berliinist mingi 3,5. Et see oleks päris mõnna olnud. Sellega on naljakas story. Ma ühe korra kogemata käisin Küprosel niimoodi. Ma olin Riia lennujaamas ja mind ei lastud lennule. Sest me läksime motokrossi vaatama. Ja tegime mõned õlled seal särgid ja siis ma enne boardingut võtsin sealt kõrvalt poest, võtsin kingituseks viski kaasa belglastele, et pidin Belgiasse minema. Ja reaalselt mingi see gate person
ütles mulle, et me ei lase sind lennule, sa oled purjus. Sul on viski kaasas, kas sa oled seda lennuks jooma minna või? Ja kõik mul isa ja tema sõbrad said lennule ja ma olin lihtsalt üksinda Riia lennujaama niimoodi. Ja lõpuks siis päädis sellega, et ma hakkasin vaatama pileteid ja siis mõtlesin, et vaatasin, et Küpros päris äge. Siis vaatasin Küprosest Belgiasse mingi 25 euri. Ja siis me tegelikult pidimegi Belgiasse minema. Siis ma lihtsalt lendasin paar tundi hiljem üksinda Küprosele, olin 2 päeva seal ja siis lendasin Belgiasse, läks motocrossile. Võt, siuke story. Mul liiga palju juttu tuleb, peame kinni ära panema selle. Plaanikesed on natuke täiendunud. Me sõidame kiiresti. Me oleme mingi 330 kilti, 350 kilti sõitnud juba. Ja Michael avastas, et tal on üks Tesla Hollandist ostetud. Ja kuna me oleme rendikaga, siis meil oleks tegelikult vaja see auto ära vahetada Tesla vastu, siis me saame tasuta sõita, sest see maksab päris palju raha. Ja nüüd meil on täpselt 302 kilti sõita ja 15.59 näitab Arrivaliks. Ja see koht ongi 4 lahti. Et ma ei tea, kas Michael saab 1 minutiga Tesla kätte. Ja kui saab, siis on nagu ülipro, sest siis me toome selle rendika lihtsalt sealt Hollandist Saksa piiriäärde kuhugi tagasi ja jätame ta sinna, kus need vastu võetakse ja siis meil on safe. Ja siis me tripime veits Teslaga ringi. Kui Karel on ka lubanud Tesla trippi, siis 3 Teslaga Eestis sõitmis, siis seekord seda ei tee. Aga kuna Michael lihtsalt on nii palju Teslasid viimasel ajal ostnud, siis me natuke Elon Musk is my best friend. siis me natuke sõidame ühega ja kunagi teeme Kareliga koos selle ja Michaeliga selle tripi, Eurotrip Teslas, see on tulemas kindlasti. Aga teate, et pissjäda on päris suur juba, aga meil pole aega ühegi peatuseks. Mis on 1 minut aega? 1 minut aega täpselt. Jookseme kõik 3 sinna vetsu kohe sinna oksjoni, mis iganes autoportaali. Oota, kui sa sõidaks 299 kilomeetrit tunnis, siis me oleks tunni aega kohal ju. Ja siis meil on 2 tundi seivi veel. Nii et full gas. Me enne juba ühes kurvis kõik kallutasime selle autoga lihtsalt, et see püsiks teel. Mul see liikus praegu. Mul on lihtsalt põhjakas ja see pill ei kiirenda. Mingi passata otsustas ka mulle ette tulla. Aga see Saksamaa sõitmine on ohtlik selles mõttes, et kui nüüd lähed Tartu-Tallinn maanteele, tahaks ka niimoodi lükata kogu aeg, siis oled seal 89, 90. Aga sellega võib ära harjuda, selles mõttes on Saksas ikkagi mõnna. Vot nii on lood. Michael lõpetab selle lause millegi ilusaga. Head vana aasta lõppu ja ilusa uue algust. Ei, video ei ole veel läbi, ärge uskuge teda. Alles hakkab action juhtuma. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let Meie võidujooks ajaga on saanud kurva lõpu võib-olla. Me oleme istume ummikus ja meil on täpselt 97 kilti sõita veel ja arrival time on tegelikult 7 minutit näitab veel. Aga siin on Hollandis oleme juba ja siin on väga kehvad liiklusolud ja siin Hollandis on kiirusepiirangud ju reaalselt 100 kilomeetrit päeval ja öösel võid sõita 120 vist või õhtul peale 7. Aga no autosid on nii palju ja siin on siuke trügimine ja veis saadab ka meid mingit imeruuti pidi vahepeal. Ma loodan, et me suudame seda. Ja meil on kütusega ka täpselt niimoodi, et auto näitab 90 kilti saab sõita ja meil on 97 sõita, nii et meil on kõik nagu final. Meil on 0 ees ja kõik on udune. Me panime kõik asjad kinni. Panime konditsioneerita kõik. Ja pill näitab juba mingi 5 kilti. Okei, selle me peame tööle tõesti. Mingi 5 kilti näitab juba 0, aga meil on sõita 1,9 kilomeetrit täpselt. Ja me jõuame sinna kohale 15.48. See 600 kilti koos selle kõigega nii täpselt ära sõita, et jõuda siia 12 minutit varem. Ilma ühegi vetsu peatuseta ja kõigeta, see on ikkagi, me oleme täna teinud midagi, mis jääb meelde pikaks ajaks. Kuidas pargi peale käib, me pole kordagi pannud. Meil on kohal, kus me saame pissile? 600 kilti olen ootanud seda. Aga see on nagu see kunagi oli see mingi see sketši show, vaata see Lord of the Ringsiga, kuhu sa kusesid? Sinna ja sinna.
Okei, oleme otsime vetsu üles. Sinna või? Seal raudselt seal. Vabandust, meil ei ole WC-d. Get untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. Kell on 16.06 ja härra deliveris meile Tesla ära ühesõnaga. Käes. Ma vaatasin, et meil on sellel kütus täitsa nullis. Esimene tankla on siit mingi 800 meetrit, äkki veab välja. Siis ma vaatasin, et Saksa esimene rendikoht on 2 tundi siit täpselt sõitu. National TV. Miks sa ei tööta? The next day. See ei ole minu kohver. Mis värv see on? Valge. Kaamera näitab, et see ei ole valge. Tere udulist hommikut kuskilt Hollandist. Eile siis rallisime Teslaga siia ööbimisse kuhugi. Ma sain ka sõita, mega udune oli. Tesla autopilootis on midagi ära, ütlesid, kõik kaamerad on kaetud. Aga päris äge, ma sõitsin esimest korda siis Teslaga. Aga ma olin selle Audiga sõitnud nii pikalt. Eile sõitsime mingi 1000 kilti pea kokku, 800, 900 umbes. Ja Tesla. Ja siis naljakas oli natuke. Mingid asjad, mis mul ei töötanud selle Teslaga. Näiteks kui ma rooli keeras, siis ma panin volüümi kogu aeg juurde. Ja mingid siuksed pullid. Aga kell on 10 hommikul ja nüüd me lähme vaatama ühte väga huvitavat autot. Michael imported alles autos Sum Estland ehk siis 2JZ ja lähme vaatame üle selle auto ja siis meil on Freiabend, siis meil hakkab puks. Fireabend. Luu jääb. Tesla on nii kaua laadinud. See Spider-Mani laadinud. Spider-Man. Nebel. Sviibel. Me oleme paradiisi sattunud. Siin on kõik autosid, mida tahaks kõik osta. Näed, Karelile üks project või? Hinnad on ikka... see on parempoolse rooliga. Aga sellega pidi mingi mure olema, et pööre kõigub. Ja hind on ulme 15 000. See on näha, et see on pikalt seisnud ka. Ma ei tea, kõik hinnad on nii kalliks läinud, et ägedat autot omamine on väga keeruliseks muutunud juba. Siin on täitsa tõleksid mingi autoga hea meelega Eestisse sõidaks. Seda, vaata küles. Spider-Man. Aru, mis auto isegi see on. Mis see on? Meil on kõik tähtsad tegevused tehtud, nüüd meil on puks või? Vacation. Siin on kino, oleme kino. Vaatame lihtsalt 2 tundi. Flaami keelest filmi 2 tundi. Midagi aru ei saa. Me lähme kohvi võtama, võtame väikse söögi ja siis mõtleme, mida me teeme. Ja vaba kava. Ma vaatan Marketplace'it kogu aeg autosid ka, aga pole ühtegi midagi head leidnud. Tahaks ikkagi mingi autoga tagasi tulla. Kohe spetsialist varsti võtab arvusi kätte. Meil on puhkus, aga Marketplace. Marketplace. Tõmban sulle kuskil garaažist mingi Barn Find 43. aasta Kiroko välja. Tavai, tõmba ära. Jõu rahvas, tere tulemast Michael Motorspordi kanalile. Ma olen jõudnud kuskile Hollandisse ja ma täna testin kõiki juuksureid, mis Hollandis on. See on esimene testimiskoht. Vaata neid küüsi. See ei olegi juuksur. Selle juuksuri nimi on 13 €. Several days later. Oleme siis paar päeva puhanud lihtsalt siin Hollandis. Imelik mingit hotelle läbi käinud, Hollandi toitu söönud, igasuguseid õllesid degusteerinud, päris hea on juba. Aga täna on esmaspäev ja 2 viimast tööpäeva siis enne aasta lõppu ja mul ikkagi natuke sügeleb, et on vaja mingi auto osta. Sõidame kuskile
kohta nüüd. Facebook Marketplace'ist leidsin ühe huvitava auto. No, tundub natuke tundub kahtlane, et nagu tõsi olla, et see nii hea saab olla see hind. Aga piltide pealt on ka näha, et see auto on natukene, ma ei tea, elu näinud vist on õige sõna. Kuigi läbisõit on 150 000. Ehk siis see oli 2015 aasta E-klass. Hind on nagu uskumatult ilus. Käisime, vaatasime need roimad üle. Tähendab, üks Mersu, mida me vaatasime, see oli ikkagi takso, keritud, värvitud, kõik asjad. Ma ütlesin, et kuidas võimalik on, et sükest 2500 pelli saab müüa 6 tonniga. Aga 3 pilti üleval ja mingit info ei ole väga ja korralikud süksed susserdajad on need vennad. Mersu sai kohe canceli ja vaatasime siis, et seal kõrval oli üks BMW. Michael vana auto ärikas kohe, we feel, kostet ja F07 või? 3-liitrine diisel, 250 tonni sõitnud ja 7 oleks kätte saanud, aga kuna Eestis kõige odavam on 8 juba, siis ei mänginud välja. Klassikalised Roima ärikad on igal pool Euroopas, nii Eestis, Saksas, Hollandis kui Belgias. Meil on veel siin paar päeva, homne aega võib-olla. Me oleme nüüd Saksamaale, et Saksamaal siis oleme mingi 3 ööd ühes hotellis koos aastavahetusega. Mingi spa-hotell, äge. Ja äkki seal lähedal on midagi, siis võib-olla homme päeval saab korra käia ja vaadata, kui viitsib. Kui viitsi, siis lõpuks, ma ei tea, toon selle Michaeli Tesla ära Eestisse ja nii läks siis. Ega iga kord ei saa. Ma olen nii palju teinud seda, et ma ostangi mingisuguse räiger Roima ja mõtlen, et enda jaoks ilusaks selle ja siis Eestis kahetsen seda. Nii et täna ma ei viitsi seda teha. Ei, tegelikult mul on nagu väga konkreetne vajadus. Härra Markole on vaja tuua BMW MTS-i Markole ja ta tahaks F31. Aga ma arvan, et see F07 oleks ka sobinud. F11 on üks tegelikult Belgias olemas, aga sellele see paberid nii kiirelt korda, et ma lootsin tegelikult, et ma saan sealt üldse võtta selle. Ja nüüd me oleme hädas, aga ärme unusta, me oleme tegelikult puhkusel, nii et saagu mis saab, pääsed puhkame ja kui leiab auto, siis on ka hästi. Pau, lendab saluut, täna alustame aastat uut. Häädud, toas on laua peal absoluut. Pau, lendab saluut, täna alustame aastat uut. Häädud, toas on laua peal absoluut. Tere tulemast 2. jaanuari. Eile õhtul sai üks väga äge lollus tehtud jälle. Ma ei tea, miks on vaja niisugust asjadega tegeleda. iPod Q7. Siuke türklaste seiklus oli eile, et sellest on naljakas rääkida. Ostsime seda autot ja see vend, kes müüs seda, lõime käed lõpuks on ju. See müüs seda maha niimoodi, et oi, see maailma parim auto, kõik värk särki. Sain tingida paar tonni alla isegi. Lõpuks andis mulle need dokumendid, autodokumendid ja lugesime rahad üle ja värgid ja siis ütles, et ta läheb kuradi enda auto peale korra, et võtab dokumendi ja teeme ostub mingi lepingu. Ja vend tõmbas täpiks. Kadunud. Ühesõnaga, mul on saksa paberid, aga ostumigilepingut ei ole. Ma ei tea, lubas mulle WhatsAppi saata varsti digitaalsel kujul, nii et no vaatame, mis sellest saab, aga see tundub väga kahtlane. Ma loodan, et selle autol on ikkagi kindlustused ülevaatused olemas. Julm, kuidas siin võid saada petta türklaste käest, see on ikka jõhker. Eile võtsin igaks juhuks, kuna üks võtti oli autol. Siis tegin nalja. Mõtlesin, et äkki tulevad järgi, võtavad auto ära, sõidavad minema.
võtsin aju selle ühe põhipistiku lahti. Nüüd saab kuulata ka, kas keti häält teeb või. Eile see vend oli, et oi, automootor täitsa külb, jumala hea. Siin on kõik ketid vahetud, mul isa vahetas. Ja täna vend pani uue auto müüki. Jälle mingi, minu armas auto, mingi Mercedes Viano. Seda müüs ka nagu, et see oleks ta mingi eluauto olnud. Aga ei, tüübid lihtsalt teevad mingit petuskeemi. Aga ma ostsin selle auto selle pärast lihtsalt, et millegiga tagasi tulla. Ja siin on head lisad. 6-7 kohta päris mõnusad. Panoramkatus. Webasto oli puldiga. See on see uuema tüübi mootor, mitte see esimene Gen 3-ne diisel. Mis tal veel on? Kiiles, roolisoojendus, see asi. Olen nüüd mõned kilomeetrid sõitnud selle pilliga. Tegelikult sõidab väga hästi vähemalt, et see on nagu pluss. Aga eile küsisime veel selle türklase käest, mis iganes ta oli, et loe ette kõik asjad, mis ei tööta, on ju mingi. Okei, see nupp ei tööta siin, seda puhastamist ilmselt siin on midagi vedelikku peale aetud. Ja ütles, et üks pirn on läbi ja täna siis hakkas vihma sada, panen kojameed tööle. Üks see varras on ära murtud lihtsalt. Aga noh, ma ei tea. Õnneks polnud seda, panim külmalt enne käima, mul vist kaamera viskas pildi kotti see hetk, et absoluutselt mingit ketiklõbinat midagi külma mootoriga ei olnud ja Webasto hakkas ka tööle soojendama, nii et mõned head plussid ka vähemalt. Enne läks veel meelest öelda, et parkimiskaamera on, Bose heli, ees taga need istumisoojendused, 294 000 on sõitnud, Saksa kohta isegi vähe selle aasta auto kohta ja Carverticali järgi ei ole ka keritud ega midagi, nii et ega 200 tonnisid pilli ei saagi enam 20 aastat vana autosid, see on nagu võimatu, siis on kindel kerimine, nii et tänapäeva normaalsus on 300 000 ikkagi Saksast tuuas sihukest vanemat autot. Aga piilusin põhja alla ja põhjalt ikkagi on maasikas Saksa auto ikkagi võrreldes Eesti 6-7-tega ma usun, et see on ikkagi pilt ilus põhjalt. Seda õhkvedrustust ei ole siin ja täitsa mugav on sõita. Isegi ei ütleks, et väga midagi nagu häirivat on selle vedrustuse juures. Sellega on selles mõttes äge, et kes tahavad ehitada endale mingit ägedat pilli, saavad 6-7-le coiloveri alla panna madalaks lasta. Minu arust toodetakse neid, see oleks päris pull. Low 6-7. Kast toimetab hästi, mootor tundub, et toimetab hästi. Rehvid on kehvad veits. Süksed mingid vanad lamellid. Ilusad väljad olid all, mustad, mingid Audi need kärgväljad. Püsikas töötab väga hästi, see distantsi jälgiv püsikas nii-öelda. See jääb isegi täitsa seisma ja kiiretab minema. Et selles mõttes on ülinormal. Kas Eestis sellele turgu ka on, see on küsimärgi all. 6-7-l maatsid aastamaks ei ole kallis, aga mingi 130 eurot äkki oli. Aga regamismaks on 700 ja 800 vahel, nii et ma ütlen nii, et selle auto oleks pidanud veel 1000 euro odavamalt kätte saada, siis oleks võib-olla selle asjal pointi olnud, aga noh, ma arvan, ma loodan, et seda otsib inimene, kes hindab neid lisasid, mis siin on. Puldiga Webasto on nagu ülimõnus Eesti kliimas näiteks. Ja mina kasutan seda püsikat ka kogu aeg, et sa ei viitsi kogu aeg ise ju. Pidurdad, annad gaasi, see teeb suust kõik töö ära. Nii vanal autol see on mõnus lisa. Me hakkasime nüüd Frankfurdi külje alt sõitma, et me olime seal mingisuguses spa hotellis 3 päeva. Uhkasime ja istusime spaas hästi palju ja nautisime aastavahetust. Me Berliinis ei julgenud aastavahetusel olla, seal oli siuke kaos. Autosid pandi põlema, mingid inimesed kaklesid tänaval, ma ei tea, mis TikTok on täis seda värki, et Saksa see uus aasta läheb ikkagi nagu sõda käib üle Berliinist. Segased on need sakslased selles mõttes. Noh, mitte just kõik sakslased, aga siin on neid eri rahvuseid nii palju ja teevad igasuguse lollusi uus aasta ööl. See on nagu üks mingi päev, kui nad lähevad täiesti hulluks. Lasti kiireb autosid, lasti rakettidega ja 294 444 sai just täis. Väga ilus läbisõit. Ma veel olen selle venna kütuse peal, saab 100 kilti ära sõita.
praegu ongi Berliini on 510. Ja siis otsustame, et millega me koju läheme. Meil on 3 varianti, 4 isegi võib-olla isegi 5 Berliinist koju minna. Variant number 1, Poola, Leedu, Läti ja Eesti. Lihtsalt sõidame koju. See on selline kõige väsitavam. Variant number 2, läheme laeva peale, sõidame laevaga Soome. Ma ei mäleta, kas see oli Travemündest või Lübeckist. Teine variant on, sõidame laevaga Liepajasse, Lätti. 3. variant on, sõidame laevaga Klaipedasse, Leetu. 4. variant on, lähme üle Rootsi ja sõidame Baltic Queeniga, Tallinkiga siis Tallinnasse. Aga me ei ole veel ära otsustanud, mida me teeme. Ma arvan, et kõige odavam on isegi minna seekord laevaga, sest laevapiletid olid päris odavad praegu, mingisugune 350 € äkki või. Mida ma siin ikka jäpin edasi, et ma teen väikse pausi ja sõidan lihtsalt, naudin autobaani, kuigi vihmaga ja sükse rehviga seda väga nautida ei saa. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. Halloo! Me ei jõudnud keile mitte kuhugi, tegime Berliinis väikse ilusa söömingu ja nüüd on Audi siin seisnud terve öö ilusti ja teeme külmkäivitust. Vaatame, kas mees valetas, et kett on vahetatud või mitte. Michael paneb käima, tõmbab kapott ka lahti korra. Auto nii varme. Ja mees hullult rääkis, et auto ei ole soe. Et siis, kui sa korraks ta käima paned, siis juba saab pingutada asjad õli täis ja siis ei ole üldse probleemi, aga vaatame, kuulame nüüd. Väga ilus. Vähemalt see on üks asi, millega võib rahul olla siin autoris. Tegelikult on, ma tõstan koti peale, siis räägin. Error, ei teinki häält. Aga aku on vist natuke oli siuke nõrgapoolne. Panin Michaeligi kogemata rooli nüüd. Kogemata. Sama kogemata nagu Habibid teevad asju. Eile veel vaatasime, eile õhtul veel vaatasime 6-7 hindasid Eestis, siis algus oli räige masendus, et mingi 3 tonnist algavad hinnad. Aga siis lõime kõik lisad sisse ja esimene auto, mis vastu tuli, oli muidugi facelift, aga see oli mingi 18 tonni või? 17, jah. 17. Nii et ühesõnaga, sükest preed, sükeste lisadega polegi. Eestis polegi sükeste lisadega autot müügis. Siin on lisasid ikkagi omajagu ja palju ja head lisad. Nii et me lähme nüüd võtame raha välja. Sest, miks? Michael hakkab vist autot ostma. Me õstsime laevapileti 2 autole ja meil on siin paar tundi aega nüüd leida üks auto veel. Jah, ma otsustasin Tesla, et ma jätan ikkagi siia. Kuna ma tahan katsetada natuke Tesla turgu Saksamaal. Tühjada kättega ei taha minna. Mul oli see sama häda, aga ta ostab nüüd täpselt siukse auto, mida ma tegelikult alguses pidin siia ostma tulema. Ehk siis pidin Markole MTS-i viima ühe BMW Unika ja me oleme just siukest vaatama, nii et äkki Michael saab diilida. Oo, bruder! 6-7 tuleb. Võtame Kojamäe Vardas ette. On hakanud nii udused. Ja, mul Kojamäe Varast vaata. Kuidas me siin ei suutnud ära teoritiseerida, kuidas see ära murtud on, aga mis meil teooria oli, et ma ei tea, naine sai pahaseks. Naine sai pahaseks, siis kass ronis aknast välja ja... Siis naine pidi pidurdama ja kass ei Kojamäe küll. Jah, aga... Ühesõnaga võimatu. Lähme võtame raha välja siis ja siis vaatame, kuhu me jõuame täna veel. Laev läheb meil öösel kella 2. Ja pool, 1.30 öösel. Ja meil on 350 kilti umbes sinna. Pane nüüd see pill sooja, pane auksillari tööle. Ma ei näe midagi.
keegi 6-7 kojamehe vart ei müü või? Jumala jube on sõita. Kuskil Berliini kandis. Berliini kandis paluks tahaks kohe mingi tunni jooksul. Kõrvalistuja oled siis ja sa esiaknast välja ka ei näe, see on päris imelik sõita. No jah, pimedaks läheb, me oleme mingi 50 kilti sõitnud alles. Saime linnast välja autoplaani peale. Automaatne nii-öelda see vihmasensor ju läheb ka lolliks, sest see kojamees, mis üle vihmasensori pühib, see ei tööta, sest tal on kogu aeg max power. Mõtle, et teine kojamees ka katki läheb. Siis ma peasid sellest luugist välja. Ei, siis me tanklast need harjad võtma. Kusjuures mul on elus ühe korra juhtunud, et on mõlemad kojamehed katki läinud, nagu Voovastikaks puruks poole tee peal Tallinnasse. Ja siis ma läksin tanklasse, ostsin seda mingit mingit vahendit, mis iganes asju, määrisin sellega kõik kokku ja jumala okei oli, sai ära sõita. Et lihtsalt lähme ostama mulle neid vihma-piisa eemaldus labikesi. Siis ju lihtsalt voolab minema, ei teki seda nii-öelda rõvedust. No ma pean niimoodi vaatama. Business. BMW mees ütles, et davai, tulge. Auto on ikka igapäevaelu. Noh, Michaelil ka auto ostetud. Päris ilus BMW on. Oleks ise tahtnud seda isegi osta sellist. Aga 6-7 on ka päris hea. Nii et meil on siit ainult 75 kilti sõita laevale. Ja nüüd oleme sööme kebabi, käime poes korra ja siis on vaba kava. Kella mingi 9 saab laeva. Ja siis 2 ööd laevas ja oleme Helsingis ja oleme Tallinnas Sersku kohe. Vot nii, me tegime arvutused ka ja põhimõtteliselt laevaga läheb 100 eurot rohkem raha, kui sõita üle Poola. Noh, kui täiesti kuiva paned üle Poola, siis muidugi see, et sa autos magad ja mingid siuksed asju teed, siis tuleb odavam rohkem. Aga noh, teemaksud ja kütused ja kõik asjad kokku liita, siis ei ole seda võitu nii palju. Ja jõuda ikkagi puhanuna Tallinnasse tundub ikkagi väga palju mõistlikum, kui terve mingi päev ära kaotada sellepärast, et sa oled nii väsinud. Yes. Keha tunneb, et me oleme külma. Saksamaal on ka talv käes. Täitsa jõhker. Juba, -1 on ja sakslased sõidavad kõik kiirtee peal 90-ga, kus saaks sõita nii palju kiiresti kui tahad. Ja Michael pidi ka sõitma mingi 80 kilti ainult enda autoga. On hea pilve, palju ma ostan ära? 10 eurot. Ei. Teeb vahetust üks veel. Ei, no see on turuhind. Teeb vahetust. See on turuhind. Ma tean, et turuhind on. Mul oli vaja siukest täpselt. Noh, success on vist trip. Soomes on ka vaja mingi parkümmend kilti sõita ja siis me oleme Eestis. Mul sai kütus täpselt otsa. Mõtlesin, et võtan umbes täpselt, et siis ei pea rohkem maksma liiga palju. Aga Saksas ei olnudki kallis kütus. 1,6, mõnes kohas 1,5 isegi. Mul on maksjökotripp. Mul on kütsi jäeti piisavalt sisse. Sellega ma saan Eestisse välja. Kuld, noh. No, ma ostsin kuskil Frankfurdist pilli, ma olen 150 euri kütsi juba pannud sinna sisse. Aga ma arvasin, et meil ei ole aega selleks siin Berliinis autoshoppamiseks, aga tuli välja, et on. Yes, buy my car. Seal on toll, kes tuleb vaikselt meie poole. Nad vaatavad kõik autosid läbi, taskulampide ja asjadega. Ma ei tea, mis BBC autosse jätnud on. 3 lastetooli oli. Vaatame, kuidas meil läheb siis tolliga. Ma ei tea, mis mul autosse jätnud on. Ma pole isegi autosse vaadanud väga palju. See on pool tunni seda autot olnud, 45 minti. See on eriti naljakas, tüübid vaatavad, ostamegi lepingule. Mingi tund aega tagasi. Panid kellaga peale või? See vend täitsa ostamegi lepingut ka mingi tund aega. Tal oli see mingi väga keeruline leping, mingit küsimusi oli nii palju, pani checkboxe. Mitu võtit on ja kas sul on mingid service-paberid ja mis service-paberid? No ei ulme. Said 2 võtit või? Mul on kõik normaalne. No, ma ei tea, vaatame tolli, siis vaatame, mis saama hakkab. El drifto. Ja saabki see mõnus reisikel läbi. Oleme 2,5 päeva siin laevas niisama puhanud ja olnud ja saunas käinud mitu korda ja head sööki söönud ja nüüd jõuame Soome.
paari tunni pärast meil läheb juba laev Tallinkiga Eestisse ja siis me olemegi Tallinnas. Ülimõnus oli, sai lihtsalt veel viimased puhkuse hetked nauditud, ei pidanud sõitma nii palju järjest, et sa hulluks läheksid. Laev paneb praegu ilusat drifti. No eks siis Tallinnas hakkab vaatama, mis sellest kuradi 6-7 saama hakkab. Kas see oli üldse mõistlik ost või mitte. Ja teie pange kommentaaridesse kirja, et kuhu veel võiks reisida, mida teha, mida osta, kust autot tuua. Kas teile see meeldis, mis me tegime siin. Ja pange sinna ikkagi like ja subscribe ja siis tuleb veel huvitavaid videosid. Olge tublid ja näeme järgmine kord.